No tervitus taas. Pole ammu ühtegi videot teinud, aga eks siin vahepeal olid ju jaanipäevapühad ja eks need toimetamise sünnipäevasi on siin vahepeal ka olnud, et lihtsalt ei ole aega olnud midagi filmida ja ega väga midagi pole olnud teha ka. Aga vahepeal oleme saanud siis istumispadjad. Nad küll ei istu praegu siin ilusti paigas, sest siia vahele tuleb see seljatoa oma. Siinpool on siis samamoodi, et see istumise nahk on ka nüüd vähemalt kätte saadud ja tänu sellele sai siis vahepeal käidud bussiga ülevaatusel, kuna istumine justkui ülevaatuse jooksul oli aktsepteeritav. Ja ülevaatusel läks selles suhtes hästi, et ühtegi midagi suurt või midagi ei leitud siukest, millega ei oleks ülevaatust saanud. Et ainuke asi, mille kallal siis natuke joriseti, oli see, et tulekustuti oli soomekeelne. Vot. Aga peale seda jah, kohe kui me saime ülevaatuse, me tegime tegelikult kohe esimese väikese väljasõidu Pärnusse, väiksema ühele sünnipäevale. Ja kuna me saime ülevaatuse, siis oli kohe mõte, et võtame selle omad poodid nii-öelda kaasa. Ja üldiselt läks nagu muretult see sõit sinna, midagi filmima ma ei hakanud, sest et kõik oli siuke kiiruga tunni aja jooksul asjad kokku ja juba start. Ja Ääsmäe kandis hakkas jubedalt kärsaisu tulema. Ja siis tõmbasime korraks tankla Varklasse ja siis avastasime, parem esimene pidur oli kergelt peal, et kui käega edasi-tagasi autot looksutasin, siis auto liikus, aga eks need piduri kettad ja supporti need liugurid asjad on kõik roostes, et kui me Pärnust tagasi sõitsime, siis oli juba kõik enam-vähem, et midagi hullu ei olnud, enam kuumaks ei läinud velg. Vot, et nii palju siis sellest, miks need asjad on viibinud. Ja muidugi, ütleme, selline hea testsõit oligi, et õhtul avastasime siis seda, et enam ei saa seda vetsuust siit lahti. Ja ma tegelikult tean ka seda põhjust, et siin taga on siukene väikene lukusüsteem. Ja need kaks pisikest kruvi, mis teda seal ukse sees kinni hoiavad, need jäid väga kehvasti hoidma too hetk. Ja ilmselt on need kruvid välja tulnud ja see luku südamik lihtsalt näpuga vajutades läheb eest ära. Ja ta tänu sellele, tal on siin ju siuksed pikad pulgad, mis keeravad ülevalt ja alt aasa tagant lahti. Ilmselt ta läheb lihtsalt eest ära ja ta ei hakka seda pulka keerama, et vaatan, meelitan selle lukusüsteemi siit või ukse lahti ja siis proovin, panen sinna kruviaukudesse natukene mingisugust liimainet ja ma arvan, panen ka sinna luku taha liimi, et liimib selle kinni ära, et siis vähemalt saab hakata seda WC-d ka kasutama. Et see oli üks asi, millest nagu puudust tundsime selle tripi ajal. Vot, ja mis siis veel oli, on see, et külmkapi lukusti nupp, ma veel päris täpselt ei teagi, kuidas see toimima peaks, aga see igal juhul ei hoia külmkappi kinni. Ja esimene suurem kurv, kus me läksime, siis külmkapis lendas kõik hea ja parem ilusti põranda peale laiali. Et siis leidsime kiire alternatiivi, ehk siis kraanikausis sai sõidu ajal neid hoida. Aga muidu iseenesest külmkapp külmaks läks. Võiks külmemaks minna, aga ma pole veel päris täpselt aru saanud, kas skaala, mis siin peal on siis 1 kuni 5, et kas see nüüd näitab siis leegi suurust, ehk siis mida suuremaks number läheb, seda suurem on leek ja seda rohkem ta külmetab, või siis see näitab temperatuuri, et ma päris täpselt sellest õhtu jooksul veel aru ei saanud ja ma pole aega olnud guugeldada ka, et mis pidi see skaala siis selle külmkapi puhul toimib. Aga selles suhtes ta külmaks läks ja selle koha pealt oli okei. Vot, et vaatan, alustan selle uksega täna ja võib-olla siia videosse vaatan, kas ma jõuan, et peaks selle esimese ratta alt ära võtma ja peaks need piduriliugurid ilusti puhtaks tegema. Et siis võiks juba mingisugust järgmist reisi kuhugile või väljasõitu
planeerida, et noh, need seljatoed võiks ka olla, aga kui need ei ole, otseselt ei häiri selles suhtes, et lapsed, kui nagunii siin istuvad, siis nad on enda turvatoolidega. Et toetab siia ilusti istme peale, teine siia vastu seda seljatuge ja selles suhtes ei ole nagu hullu. Ja muidugi, mis veel, siis selle autoga reisimise puhul ilmselt kõik, kes on ka sõitnud siukse vanema autoga, siis teate, et siukse mootori puhul siukene 85-90 on täitsa siuke maksimumpiir, mõtleks isegi sõita maantee peale, aga veoautodel ju lähevad, mis on, ma ei teagi, 93-94 kilomeetrit tunnis edasi ja no kõik nad tahavad sinust mööda pressida ja siis, kui nad viimasel hetkel ümber reastuvad, siis kogu see kuut hakkab niimoodi õõtsuma, et päris jah, siuke ebameeldiv oli mingis mõttes või noh, kas just ebameeldiv, aga ütleme väga harjumatu. Aga noh, paraku seda vältida ei saa, aga muidu muus osas õnnestus esimene siukene väljasõit väga hästi ja magada oli mõnus, jätsid ööseks pea kohalt akna lahti ja ei olnud palav, ei olnud külm, et igati oli okei, et vot, aga nüüd ma juba väga pikalt siin lobisenud, et vaatan, toimetan ja näitan teile siis, mis siin videos tegema hakkama. Nii, sain selle ukse lahti kõva nupule surumisega lõpuks ja noh, vaatepilt oli see, nagu arvata võis. Ehk siin taga ja siin on 2 pisikest kruvi, mis peaks siis seda kogu asja hoidma ukse küljes kinni. Ja kui nüüd vajutada siit, siis läheb see eest ära ja neid nagasid lahti ei keera. Ja nüüd mu mõte oligi, et ma panen siia kruviaukudesse natukene liimi ja ma panen sellele lukule siia taha ka liimi. Ja panen ta sinna kinni. Ja lasen ära kuivada ja ma usun, et ta toimib. Ja loodame, et siis lihtsalt ei ole vaja tulevikus seda lukku lahti võtta. Aga noh, kui on, siis ei ole mingit asja, mida kätte ei saaks, et kuidagi ikka saab tulevikus selle kätte. Kõigepealt lasen need kruvid siit lahti ära. Siis saan selle siit ilusti kätte, saan need kruvid lahti lasta, saan natuke liimi panna ja uuesti kruvid kinni panna. Vaat nii. No nii, sellele sai siis kiire fix tehtud. Sai siia hulgaliselt seda juba teada tuntud videotest läbi käinud silikon liimi pandud. Ja ma usun, et nüüd on sellega vähemalt mõneks ajaks rahu majas, et kui ma nüüd siit seda liigutan, siis ilusti sealt ülevalt see ka liigub. Ma ei taha teda praegu väga palju sikutada, et las see liim jääb ilusti, kivistub ära ja siis vaatab edasi, kas see lahendus toimib. Kui ei toimi, siis ühe variandina veel mõtlesin, et saab alati panna siit läbi puurida pisikesed pollid ja tahapoole mutter panna ja siis ta jääb eriti tumiselt kinni. Aga proovime kõigepealt seda liimi varianti. Vot, kiskusin siis vahepeal selle külmkapi küljest selle lukusti süsteemi ära. Mõtlesin, et saan seda lahti teha. Aga tundub, et see on ühes tükis ja seda lahti ei saagi, vähemalt mitte tervelt. Aga tundub jah, et sellel on, et vajutad alla ja siis keerad ja ta peaks siia mingisuguse nurga taha jääma mingisugune kõrvakene kinni. Aga see käib igas asendis, mis pidi ta ka siin ei ole, liigub. Ehk siis ilmselt keegi on kunagi seda külmkappi ust võib-olla kas teadmatusest või lahti kiskunud, ilma et ta oleks selle lukusti lahti teinud. Ja sellega on tõenäoliselt ära rikutud või see kõrv. Või teine variant on lihtsalt, et ega ta on vana ka ju. Ja ta on üpris liikuv osa, et on lihtsalt ära kulunud. Et ma vaatan, ma ikka otsin, aga ma usun, et seda lukustit müüvad ehk Caravan tarvikupoed eraldi ka, et ma arvan, see ei ole probleem. Aga jah, tajutselt võib kasvõi siia aretada mingisuguse, kui selle siia alla panete ja siia vahele üks täpselt
õige pikkusega klots. Saab ajutiselt teda vast nii ka kasutada. Valt. Aga selge, ma keeran ta siia külge tagasi ja vaatan, otsin pärast siis internetist, kus neid uusi lukke saab. Natuke nikerdamist ja siis tegin siukse vidina. Nüüd hoiab ust kinni ja istub siia tuugalt vahele. Nii saab lahti. Ühe käega on siia seda raske panna, aga põhimõtteliselt toimib ajutiselt siuke lahendus ka. No nii, vahepeal siis nii palju uudist, et bussi sai vahetatud peovõll ja esimesed pidurid korda tehtud. Nüüd on vibratsioon ära kadunud ja mõne päeva pärast peale ühte väikest väljasõitu siis tõstetakse ka hammasrihm õigesse asendisse, sest et praegu teeb mootor kuidagi kahtlaselt kõvat laginat ja töökoda arvas, et seal on 1-2 hambaga on siis hammasrihm paigast läinud, kui seda Soomes mingisugused aastad tagasi vahetati. Aga mis ma näidata tahtsin, on siis see, et ma ostsin vahepeal siukse liikumisanduriga patareide toitel LED-riba, mille mõtlen siis panna sinna WC-ruumi, et õhtul kui vetsu lähed ise või siis lapsed, et siis ei ole midagi kolistada, et astud sisse, siis on siuke väike hämar valgus seal olemas. Ja sai siis ostetud siukene gaasiandur, mis siis peaks tuvastama nii-öelda LPG-d ja propaani. Ta on 12 voldiga ja 230-ga, et selle ühendan siis aku peale ära ja panen mingi lüliti vahele, et kui ise autos sees ei ole, siis saab ta välja lükata, et ta voolu ei tarbiks niisama. Lisaks võtsin ka täiesti tavalise patarei toitel lakke suitsuanduri ja siis sai ostetud siukene veepump, mis on siis 22 liitrit minutis ja 1,8 baari. Ehk vaatame, kas selle pumba vahetusega siis laheneb see probleem, et meil survet ei ole. Sest et teadjamad võivad ütlesid, et see vana pump, mis seal oli pilsipump, mis ei hoia survet. Ehk äkki see pump siis on natukene parem variant. Aga vaatame, paneme asjad külge ja testime ja siis näitan teile ka. No nii, näitan teile siis väikest update'i. Ehk kui lähed sisse, siis läheb siin all väike LED-riba põlema ja selle anduri panin ilusti siia nurka. Ja kui välja lähed, siis ta põleb kuskil 30 sekundit ja ma arvan, et pimedas toas on see piisav valgus. Vot nii, vaatan vahepeal, mis siis saab veepumbaga ja selle gaasianduriga, et suitsuanduriga oli lihtne, panin kahepoolse teibi taha ja klõpsti lihtsalt lakke ära. Vot, aga toimetan. No nii, vahepeal sai siis uus veepump pandud ja tulemus on üpris hea. Surve on igas asendises täiesti okei, et varasemalt ta ju nirises, siis praegu vaadatuna, kui paneme näiteks kas või duši tööle, siis on videost väga näha, vist ilmselt ei jää, aga surve on tegelikult üpris okei. Ehk siis sellega läks okeilt. Ja nüüd järgmisena proovin siis selle gaasianduri ära panna. Ja tegelikult oli mõte, et ma katsetan, kas see vana televiisor, mis siin on, et kas see töötab. Et mul on tegelikult vanast ajast on olemas üks siukene boks, mis teeb siis ütleme siukestest vanadest kotlet televiisoritest teeb siis selle Androidiks nii-öelda, ehk siis
aga kuna ta on veel SCARDiga see telekas, siis ma ostsin ka siukese ülemineku, mis on siis SCARDilt HDMI peale, sest et see boks toetab ainult HDMI-d. Et vaatan, kas siukene variant üldse on reaalne, et see toimima hakkab, aga elame-näeme. Tegin siis katsetuse, kuidas see telekas töötab. Pole ennem seda tööle pannud. Aga ütleme niimoodi, et häda pärast saab Scary Movie't vaadata, aga värvid on sellised nagu võib-olla siukse ajastu telekal ikka, et poolenisti mustvalge. Aga noh, ütleme niimoodi, et võib-olla ta selle eesmärgi hetkel täidab ära, et nädalavahetusel lähme sõitu, siis käib Lätis WRC ralli, et siis saab rallistuudiot vähemalt vaadata. Nii-öelda väike pilt ja heli on juures. Et kui keegi ütleb, et miks siukest süsteemi üldse siia panna, et müüakse ju Android telekaid ja asju, siis tegelikult meil on mõttes Android telekas siia ukse külge panna. Aga hetkel lihtsalt rahalises mõttes ei hakanud seda soetama, sest et väga palju muid asju on vaja bussi kallal teha. Et esialgu jääb see setup lihtsalt kaasa, kas me seda kasutame või mitte, on ise asi. Aga põhimõtteliselt on teda võimalik niimoodi kasutada. Teen kiire update'i siis selle koha pealt, et avastasin, et see konverter, mis siis SCART otsast teeb HDMI-ks, siis seal peal on mingi nupp, et saab 2 asendisse keerata. Ja kui ma seda nupp... Voilà! Telekale tekkisid ka värvid, noh. Et pole paha. Ütleme niimoodi, et kui tõesti väga igav õhtu on ja lapsed magavad, siis saab siin rahulikult ju telekat vaadata või lapsed saavad siis enda multikakanaleid vaadata, et meil on siin Telia äpp on sisse tõmmatud ja kuna meil on endal Telias mitu vaataja kohta, siis saame me seda kõiki neid telekanaleid vaadata. Vot. Aga see on hea, mulle see meeldib, et värvid ka vähemalt ikkagi on. No nii, vahepeal on mööda läinud siuke paar tunnikest ja sain selle gaasianduri paika, et ilusti vilgub. Teist nuppu ei hakka teile vajutama siin, sest et kell on 11:30 õhtul ja külarahvas juba magab. Aga ma usun, et ta toimib, sest et kui ma ta sisse lülitan, siis ta piiksu teeb. Et juhe sai siit läbi puuritud, siit istmaalt viidud siia ette istma alla. Kohe lähen õue, näitan, kuidas see süsteem toimib. Ehk mul on siin siuksed terminalid. Ma võtsin selle kaana siit lahti. Siit on ilusti kaablikingedega pandud. Ja kuna mul tavalist nuppu ei olnud, ärge siia vaadake, need on kõlarijuhtmed. Kuna mul tavalist nuppu ei olnud, siis mul on laste elektri-ATV-dest oli üle siukene võtmega nupp lüliti. Ehk kui ma selle siit välja lükkan, ise autos ei ole, siis saab akut kokku hoida. Ja kui siit sisse keeran, siis teeb piiksu ja on gaasisüsteem, gaasianduri süsteem siis nii-öelda aktiveeritud. Et siuke lihtne, prosta variant. Aga siia raami sisse seda auku puurida, no ma arvan, üks oma tund aega läks kindlasti aega. Aga selleks korraks ma arvan, et ongi kõik. Et antud video väljatulekuga läks siis tõesti kauem aega, aga paraku elu on selline. Iga kord ei ole aega filmida, ei ole aega autot ehitada, ei ole aega selle autoga sõita, sest et on suvi, maja vajab tegemist ja on väga palju muid toimetusi. Seega enam iganädalaselt kahjuks jah, videoid tõenäoliselt ei tule, sest et lihtsalt on palju tegemisi. Aga jah, seekord saime nüüd need viimased asjad ära tehtud, nüüd on selles suhtes safe, et suitsuandur on laes,
ja gaasiandur on 30 senti maapinnast olemas. Võib rahuliku südamega magada, et midagi ei tohiks juhtuda. Ja ega meie siit tegelikult homme hommikul pakime juba asju auto peale ja lähme üheks nädalavahetuseks siis naise sugulaste juurde maale. Või jah, nädalavahetuseks sinna. Ja kui me seal ära käime, siis on tegelikult plaan minna vähemalt nädalane trip niisugune Balti riikides, võib-olla ka jõuab Poola. Et vaatan, kuida jällegist pererahvas arvab ja kuidas meil aega on. Võib-olla teeme sellest sõidust siis seal Balti riikides ka mingisuguse video teile. Et sellest nii-öelda suguvõsa kokkutulekust tegema ei hakka. Aga mis seal ikka? Mina tänan, et olete endiselt siin kanalil. Ja vajutage ikka videole like ja subscribe'ige, ja et olla kursis meie tulevaste seiklustega. Et nii on, et olge mõhedad ja tšau!